midagi muud ei ole vaja vist. Tere hommikust! Tere tulemast uude vlogi. Siit hakkab siis minu taastusravi taastusravi see, täna on opipäev. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Väike närv on sees, aga ei tea isegi millest. Siuke teadmatus lihtsalt. Aga ei, peaks paine olema. Oi, kui tore on. Tegelikult tohiks midagi hullule. Kõik on läbi teinud, nii et miks ma ei peaks hakkama saama. Siuke vaade on. Pole pahane. Muidu võiks mäed olla praegu. Aga ei. Kaamus ka seal. Ops. Siit näete siis minu põlvest tehtud protseduuri, lisaks tegelikult ka meniskit. Kuna peal oppi mul oli kõht väga tühi, siis toodi kiirelt üks puuviljavaagen, mis oli väga mõnus. Ja 2 tunni pärast on ka juba väga mõnus õhtusöögi hakklijakastme kartuliga. Kuna opp tehti seljasüstiga, siis mingi 5-6 tundi ma oma jalgu ega alakeha ei tundnud. Aga vaikselt hakkasin toibuma ja siis sain vaikselt jalad liikuma. Lõpuks ka juba jalatõsteid teha. See oli ka väga hea märk sellele, et ma opereeritud jala sain tõstetud, see oli juba väga hea märk. Ja kuna mind jäeti ööseks haiglasse, siis õhtul käis korraga perekülas. Mis on? See on kirjukoer, vanema kirjukoer, kõige parem, kuldne kraamne. Võta ampsu ka nüüd. Нога двигается. После кирокора. Нога двигается. See ka. Niimoodi selles mõttes nagu tõsta võid. Hoiatus. Tõenäoliselt on noormees endiselt kangete ravimite mõju all. Joo. Täna on siis juba päev möödas nii-öelda opist. Hakkan just hommikusööki sööma. Meil täna on riisipuder. Aga opp tehti siis seljasüstiga ja anti samal ajal mingit rahustit. Seega tegelikult oli jumal chill, ega mäleta ka väga palju. Ma mäletan seda, et ma korra küsisin, et kuule, et kas nüüd puuritakse ja siuke tegelikult oli huvitav jälgida, mis teevad. Kuigi ma arvan, et enamus ajast ma ikkagi magasin. Mälu on suht auklik selle koha pealt. Aga öösel oli üpris rahulik, sai tegelikult jumal hästi magada, et väga valu ei olnud. Lisa valuvaigistit ka ei pidanud küsima. Nüüd on mingid füsiod asjad ära käinud, rääkinud rohkem asjadest, mis me tegema pean. Samamoodi käis Mardna, doktor Mardna käis vaatas põlve üle, ütles, et väga hea, et väga turses ei ole. Pani uue sideme peale. Nüüd pean ootama ära veel röntgenpildi,
või noh, lähme teeme röntgenpildi ja siis mingid antibiootikumid veel ja siis saab koju. Vaatame, kuidas sellega läheb. Aga nii kaua proovin siis nautida seda ilusat riisiputru. Põhimõtteliselt veits alla 24 tunni kogu kraam tehtud. Nüüd on järgmine katsumus koju jõuda ja siis kuidagi oma tuppa teisele korrusele. Variant on, et paps võtab sülle ja tassib ülesse 83 kilo. Tavasti ei pea kunagi nii palju mõtlema, et kuidas kõndida järgi, aga siin on see päris korralik mõtlemine. Aga küll selle 4 nädalaga selgeks saab. Ja nii, jälle kodus. Täna hommikul jäeti siis mind koju üksi. Või noh, ma magasin natuke kauem ja kõik on kodust ära läinud, nii et pean ise hakkama saama. Esimene challenge on saada oma puder köögist diivanile. Ühe korra proovisin ilma ühe karguta kõndida. Koperdasin ainsale kargule otsa ja ei olnud hea tunne. Täitsa tavaline kast. Mingi jalanõude karp. Teen selle lahti. Tõstan aidad sisse. Ja hakkan sellega liikuma. Kas siis kargu või jalaga lükates. Lõpuks saab diivanile ja vaikselt päev algab. Niivõrd kuivõrd. Põhimõtteliselt terve päev diivanil. Või noh, vahepeal põrandale. Saab harjutusasju teha. Vahepeal tuleb vetsus käia. Ja nüüd saab hakata sööma. Et see masinatsükkel on hommikul alustada sellega 30 minutit. Samal ajal saab süüa. Ja siis hakkavad harjutus pihta. Tänasega saab nädal aega hopist. Siis on aega väike kokkuvõtte teha. Et põhimõtteliselt jalg on muutunud tugevamaks. Et samamoodi suudan aktiveerida quadi eesmist reielihast. Tagareis veel ei liigu. Põhimõtteliselt ma olen üritanud midagi temaga teha, aga väga ei taha kuulata sõna. Aga sellega läheb veel aega, kuna nii-öelda kõõlus võeti sealt. Samamoodi on tekkinud mingid väiksed valud. Vahepeal isegi päris hullud, eriti kõndides. Aga selles mõttes ma arvan, et oligi esimesed 4 päeva lihtsalt oli see, et veel haigelast antud rohud mõjusid. Aga mis seal ikka tuleb vastu pidada ja veel oma harjutusi teha. Nagu ikka, algavad kõik harjutuste ringid elektristimulatsiooniraviga, mis siis aitab elektriimpulsside kaudu aktiveerida reie 4 pealihast, mis siis on vajalik ja seda vaja ka tugevdada, siis see on üheks mooduseks lihasvormi hoida, nagu ma olen aru saanud. See on siis ka esimesed 30 minutit on siis seda elektristimulatsiooni. Seejärel on harjutused, mis võtavad mul tavaliselt mingi 45 minutit. Ja seejärel on siis külmaravimasinad kompressiooniga ka 30 minutit. Ja siis tuleb siuke oma tund 45 harjutusi. Siis vahepeal saab 2 tundi puhata ja siis läheb uus ring.
kõiki neid harjutusi, mis te näite, on siis oma 3 ringi, igat harjutust siis, ja siis vaatame üle korra, kuidas mul jalg paindub. Nii, ja siis hakkan vaikselt painutama. Siuke üle 90 läheb juba, mis on väga nice. Kuigi algus öeldi, et näed, üle 60 ei lähe niikuinii esimese 2 nädala jooksul. Et seda rääkis haigla füsio. Aga vot selles mõttes ma ei ole pidanud midagi läbi jõu ega valu pushima, et ta on ise vajunud siia, mis on väga hea märk minu arust. On harjutus tehtud ja jällegist aeg Game Ready masina jaoks. Tere taas! Tänasega saab meil 2 nädalat ja 1 päev opist ja me saame füsio ja treeneriga kokku. Vaatame, mis nad räägivad. Füsio ütles, et põlv on väga heas konditsioonis, väga minimaalselt paistes, ilusti paindub üle 90 ja sirutus on ka hea. Esireis on ilusti aktiveerunud ja nüüd on järgmine missioon aktiveerida tagareis. Enne me seda vältisime, kuna ACL-i kõõlus võeti sealt ja lasime natukene kinni kasvada tal. Ja nüüd ongi järgmine nädala eesmärk on see tagareis ilusti liikuma saada ja siis liikuda edasi juba keerulistemate ja raskemate harjutuste suunas. Lõpuks sain ka natukene rattaga sõita, kuigi 5 minutit, siis oli tunne väga hea. Ja ma arvan, et siinkohal ongi mõistlik see vlog ära lõpetada, nii et näeme järgmises.